käin serveris, kõik oli seal mingid killerid, mänguni oli üks minut veel, Team Mörkab, hangerdamised tapad. Mäng käib, närv on sees, keegi on minul ees, heitnud ja spordi, mitte mingi laevade spordi. Näe, see on inimene, inimene läheb male, oi tal on tiias pull, mikrofoni värga pull. Ma ei ole ise mitte midagi otsustanud. Jõudsin ära pugeneda, kaunis veel kõik tugev kaada. mida muud mul teha on. Ütlen sulle, oled on. 5 inimest on veel jäänud. Nopud sõnad ja kõne kääru. Adrenaliin pumpab hullul. Sõber elas minu kulul. Hunger Games on teiste. Hunger Games on teisi. Hunger Games ei ela. Hunger Games ei muidu võida. Kas see nii üldse olla saab? Jäin teiseks ikkagi ma. Kas see niimoodi siis jääb? Samma seinamaal ikka määr. Hunger Games saab kirste. Hunger Games saab teisi. Hunger Games ei ela. Hunger Games muidugi võida. Hunger Games. 2.13 kaitsebe komment ning näeme ja ma olen omad kogemused nende Minecrafti videotega ja ma olen näinud kõrvalt Minecrafti videos ja kõike muud. Et hakkaks tulema siis ainult Code Coast'i, mis mul on pre-orderid just Steamis, sain giveaway'ga ja siis natuke võib-olla pea 2 ja noh, ja siis suvalisi mänge ka kindlasti, et see ei ole nagu ainult siis nagu kood, et midagi muud ka, mingid Assassin's Creed või mis iganes, mis mängud parajasti siis liikvel on. Aga koodil on vähe vaatamisi, paljud heidivad koodi, on inimesi, kellel meeldib BF väga palju, ma tean eestlastest ja no eestlased on muidugi siuke, et noh, CS 1.6 ja LOL for life on ja. Et nagu noh, paljudele pakuvad need mängud palju rohkem huvi kui siin mingid uuemad mängus. See ei kehti kindlasti muidu kõikidele, see lihtsalt oleneb vanusest ka ikka veits. Aga räägime siis sellest, et mis on muutunud, kui ma videos ei tee. On muutunud see, et mul on palju rohkem vaba aega. Ma ei pea mõtlema, mida ma rekordin. Ma ei ole millestki ilma jäänud otseselt. Et kui ma videosi tegin, et mis see mulle andis, see võttis mult aega ära. Ma sain seda, jah, ma sain tõesti seda vahepeal, et keegi kirjutas mulle, et hea video. Ja see andis mulle veidikeseks ajaks hea enesetundega, siis ma pärast nagu ei viitsinud seda väga. Seal on midagi, et noh, nende heade kommentaaridega tulid ju ikkagi ka halvad kommentaarid, et nagu ka see ajas nagu tuju ära siis vahepeal või näiteks ka see, et osad inimesed ei osanud kirjutada või ei oska eesti keelt liiga väikesed või midagi sellist, et nagu see ajas tuju natuke alla. Et põhimõtteliselt, kui sul on siuke kommentaar, mis paneb sind nördima või nagu sitema tunde, siis nagu põhimõtteliselt seda heastada oleks vaja 10 head kommentaari niimoodi särgid nagu ma ei oska öelda, ühesõnaga no, ma ei saanud head feedbacki, mida ma oleks tahtnud nagu, et viimane see seeria, mis oli kõige parem seeria minu arust üldse Dead Island oli, mis mulle endal nagu täiega meeldis mängida ja siis videol oli nagu enamustel keskmiselt nendel Dead Islandil oli mingi 1000 vaatamist ja siis mingi 3 kommentaari. Et see oli nagu viskas ära veits, et nagu kui ma teen seda, et ma võin ju niisama ka Kiksiga mängida ja fanida. Et mul ongi see, et mul on olemas tüübid, kellega ma saan mängida mänge koos ja lõbutseda ja mul nagu rohkem nagu polegi vaja, et see videote tegemine või tegelikult juurde väga ei anna. Et no muidugi selle YouTube'i aega ma olen väga palju nagu tutvusi juurde saanud ja niimoodi, et noh, mul oli lõpus mingi 3200 subscriberit, et ma ei tea, Social Blade'i järgi vist oleks mul umbes praegu võib-olla mingi 5000 või midagi sellist, et mul tuli viimane kuu 1000, et võib-olla isegi oleks rohkem. Ma ei tea ka. Noh, sest kui vaatame seda, et HD Tanel on nagu massiivselt lihtsalt kasvanud, nagu jõhkralt nagu suureks saanud, et huvitav, mis minu kanalist oleks saanud. Et paljud on öelnud, et ma võiks tagasi tulla, et igavamaks on läinud. Et olen tähele pannud vist seda, et nagu võtame need 2 suuremat YouTuberit, kes praegu on alles, on Airplayed ja Sir Mighty. Et nagu nad teevad videosi, aga nad ei tee enam nii aktiivselt siis, kui nagu mina ka tegin, et nad on ka natukene nagu seda tempot maha võtnud ja nagu nad ei ole unactive, aga nagu
hõredamalt kui vanasti ikka, et nad ei võta enam seda ka nii tõsiselt ja teevad nagu teevad ise siis kui tahavad, aga ma tegin nagu suurt nagu ma ei tea, nagu siis päris tihedalt või nii. Ja noh, ma ei tea. Ja noh, muidugi olen palju head feedbacki saanud, et võiks tagasi YouTube'ile nii, siis osad on jälle öelnud, et kedagi kotti, mis sa räägid, ma ei tea, mingi siuksed asju ka saanud. Ma ei oska midagi öelda, et ju paljudele kood ei meeldi nii või naa. Ja ma ei teagi, mis ma siin veel tahtsin rääkida, et läks juba meelest ära. Kui te tahate midagi küsida mult või midagi öelda, siis võib-olla ma võin ühe video veel teha ja siis mõelda. Aga see ei tähenda, et kohe mingi uus video tuleb peale seda mingi koheselt, et võib-olla, et noh, ma panen selle video jah enda kanalile ja saadan võib-olla videokommuuni ka, aga minu kanalile võib-olla järgmine video tuleb alles mingi 6 aja pärast, siis kui nagu ma saan, kui ma tahan midagi Ghosti kohta teha, kui ma tahan. Et ma ei tea, kui palju inimestele näiteks meeldiks üldse Ghosti vaadata, et asi on sellest, viimasel ajal nagu palju inimesed hakkavad kompleinima, et nagu kood ja BF, aga neid mänge sa ei saa võrrelda, kuna üks on nagu rohkem nagu realistlik ja teine on nagu rohkem arcade ja niimoodi. Jaa, et paljud ütlevad, et mängi BF-i ka, aga ma ütlen, et ma ei mängi Battlefieldi, kuna see on liiga aeglane. Et mul on BF3 ja vahel mängin sõpradega, et see on nagu sa võid seal lõbutsed, sa võid seal fun'i hävida, sa sõidad seal autoga ringi ja särgid onju. Aga seal ei ole nagu seda competitive side'i, mis on nagu Call of Duty's, et sul on nagu see challenging, et noh, sa tahad, et su tiim võidaks, nagu seal ei ole seda challenging party või nagu ma ei oska öelda nagu seal koodis sa rohkem nagu tryhardid selle nagu tulemuste pärast või nii, et mul natuke nagu see meeldib rohkem. Ja et noh, BF nagu noh, suurim asi, mille pärast ma ei mängi, ongi BF on see, et ta on aeglane, see on suured mapid, aga ma just tahan seda, et oleks nagu, et ei oleks siuke nagu nii ülerahvastatud ja et oleks siuke väike map ja siuke nagu competitive ja fast-paced kindlasti. Domination särgid, need mulle meeldivad praegu. Vahepeal siin seda koodi Black Ops 2 ei saanud üldse mängitud, aga nüüd hakkas jälle meeldima ja ootan seda Ghosti kindlasti, et võib-olla ma panen siia videosse ka mõned Ghosti pildid, et kui keegi tahab vaadata, milline tuleb. Noh, te kindlasti osad olete neid ka mingi videosi. Aga jah, ma ei tea, et ma ei oska lihtsalt midagi öelda. Lihtsalt põhiline vastus ongi see, et ma ei ole otsustanud, kas ma teen. Mitte ühte kindlalt ei ole vastust, et ma ei tea, kas ma teen ühesõnaga. See ongi vastus, kirjutage, mis te arvate ja võiksite mingit normaalset feedbacki tagasi anda. Aga seniks davai.